Esimese sõidu värskelt avatud rajal tegi linnapea Urmas Klaas. Kuidas rada oli? Väga äge. Ma arvan, et see ongi see, mida meie ratturid on oodanud. Tegemist on väga laheda asjaga, tore, et nii-öelda Tartu linna selline asi kätte tuli. Imeline, et kindlasti üks parimaid ja väga mõnus treenimiskoht ja sõitmiskoht üldse kõikide noortele. Selle rattapargi teeb Baltikumis unikaalseks see, et see on ehitatud linnaruumi, see asub 1 hektaril ja seda saavad kasutada nii profiratturid kui ka väikesed lapsed. Koos täna avatud rattapargiga on Tartu Tähtvere spordipargis saamas Baltikumi suurim ja omanäolise maja veetmise koht. Uue pargi peamine sõidurada on 600 meetrit pikk. Siin on erinevad obstaaklid, elemendid, kus siis saab sõita mägirataste ja BMX-rataste ja siis dirt-jumperitega. Oodatud on kõik, et võib-olla päris linnarattaga siia ei tuleks, aga lapsed saavad siin all väiksemal rajal sõita ja saavad ka siis päris profid ennast välja elada. Hirmu ei ole, see tundub ikka päris hull, kui vaadata, et teete seal igast trikke nende ratastega. Oleneb jälle, mis rada. Kui on kergemaid rajad, siis ei ole nii hirmus. Aga sellised freestylid on ikka päris hirmsad. Nii et peab ikkagi ettevaatlik olema, jah? Jah. Rattapark valmis koostöös noorte rattatalentide Robert Johansoni ja Siim Savikuga, kes aitasid ehitusele raja vorme kujundada ning testisid neid ise, et tagada ikkagi parim tulemus. No olete te kursis, et kui palju Eestis selliseid radasid üldse on? Tegelikult on neid päris palju, aga enamus neist on kas illegaalsed või siis pigem vähem hooldatud. Seega see on selline esimene päris professionaalselt hooldatud ja professionaalselt valmistatud asi. Tähtvere rattapargi rajamist vedas Tartu Sport ja ehitas Cycle Shapes OÜ. Ehitustööde maksumus oli pea 110 000 eurot.